No nii, tere tulemast minu kanalile Cortal Work ja Igor Coin. täna on meil 8. märts 2026. aastal ja täna tahaksin rääkida sellest, et oleme jõudnud sinna, kus on aeg meenutada meie lõbusaid hetki ja seikasid, kus ma läksin eelmise aasta kevadel kalale ja ma näitan, mida plaanin seekord teha. Aga nimelt ma plaanin juba lähima aja jooksul minna kalale ja ma näitan siis, kuidas üldse alustada kalastusvarustusega. Kui te küsite, mis asi see on kaitsekiht. See oli komplektis kohe kaasas, paberi sees. Mul oli seal kirjas lausa inglise keeles, et enne kasutamist soovitame ära teipida sihukese spetsiaalse pehmendiga. Ja see on meditsiiniline, see ongi kohe niimoodi mõeldud, et ma pidin kuidagi panema. Seal oli muidugi keerulisemalt need, aga ma panin lihtsamalt. Nii, aga enne kui me kalastuse videoga edasi lähme, siis näitan, kuidapidi see lahti käib. Nii, võtame siit külje pealt, siis ma arvan lahti. Lükkame siis läbi. Ärme väga kolista ega mürista, vaid võtamegi siit otsast lahti. Näete, niimoodi siit otsast. Ja näete, meie tööriist on siis sätitud nõnda, et meil on siin vahele pandud konksud, et siis ei läheks nüridaks, et need ka ära ei kaoks. Soovitan alati mitte siia panna, vaid siia tasku on lausa. Ja meie üks kaunitar, kes tahtis crash testi teha, kellega ma saan hästi läbi, minu hea sõbranna, suutis kuidagi selle ära kratsida hammastega. No mitte füüsiliselt hammastega, aga mingi terava asja vastu läks. Ilmselt minu sõbrannal juhtus kogemata äppardus paadis olles ja suutis ära kraapida, aga võib-olla ka ise kratsisin. Tõenäoliselt suutsin mina ise kratsida. Aga ma ei süüdista siin mitte kedagi, sellepärast et see õng on kõike näinud. Ütleme ausalt, see õng on kõike näinud ja siit on läinud minema kork. Kaitsekork, mis täidab mingid funktsioonid, rooste sisse ei lähe. Ja et need asjad sees püsiks. Aga nii hirmus ei ole kui tavaõngel. Aga kui sa tahad nagu tonkaga püüda, kas 2 või 3 konksu, ja ma nägin ka ühes videos, kus on kogretapja, ehk siis on 3 korvikest, 3 konksu. Ja niisugune. Nii, aga võtame siit suujuval oosavana puts. Sa puts, ma ütlen, vabandust väljenduse eest, on ju. Aga teate, ma ei nurise. Mul on plaanis see asi tööle saada. Oi, väga hea töötab, nii. Aga nüüd me teeme sellise nõksu, ma võtan selle. Ma mõtlesin kõik õieti, okei. Nii, aga nüüd on mul vaja. Mida vaja? Nüüd on mul vaja see nöör. Siia vahele saada. Mis on küllaltki keeruline, aga väga täpne. Üsna täppis töö. Nii, siis lükkame klapatsi siit. Siin on siis klapats lüliti. Nüüd ta ei lähe kuskile. Ja fikseerin ta ära ja keerin ta siia sisse, et ta mul katki ei lähe. Ja väga mugav on muidugi sellega toimetada, piisa paika, nagu ette nähtud. et iga asi omal ajal ja minu meelest praegu ma tegin kõik õieti. Nüüd ei tohiks mingit probleemi olla,
aga suured tänud, et te vaatasite minu esimest teise aasta projekti ja varsti hakkame kalastama. Ilusat kevadet soovib teile tiim Litsid.